kõigile, austatud publik, žürii, häid lihavõtte pühi kõigile. Ja mis ma siis oskan alustuseks öelda, et Eestis on niisugune huvitav asjaolu. Meil on Eestis palju poliitikat, aga on palju ka nalja. Ja väga palju nalja saab öelda selle poliitika. Ja täna tahaksin ma siis natukene ka teiega siin jagada seda, et torgime siis natukene poliitikuid, torgime natuke ametnikke, ja siis vaatame, millises anekdoodis me siin elame. Vahest ongi niimoodi, et läheb natuke sassi, et ei saa ise ka aru, kas sa oled juba riigis elad või elad sa siis anekdoodis. Ja hakkame siis pihta poliitikutest, tulistame neid siis natukene. Aga ennem seda ma küsin teilt paar küsimust. Mis teie arvate? Mis on Eesti poliitikute lemmiklause? Kes teab? Käsi püsti. Ei ole teada. Ma vastan siis ise. See ei ole lihtne. Teine küsimus on, et mida te arvate, mis vahe on valimislubadusel ja prognoosil? Kes teab jälle käsi püsti? Makse tõstada. Jõuame sinna ka veel, ega maksud saavad veel täna oma osa. Ja, aga tegelikult on see nii, et õige vastus on täpne minna. Prognoosi võib vahest ka täpne minna. Jah. Jah. Noor poliitik küsib siis vanemad poliitikud, et aga millal ma saan ausalt kõik ära rääkida? Vanem poliitik vastab, siis kui see poliitikuks läinud juba poja. Ajakirjanik küsib siis poliitikud. Kas te räägite tõtt? Poliitik vastab. Ei. Siis on väike paus. Vahel ma annan ka intervjuusid. Ajakirjanik küsib poliitikud. Ja nüüd jõuame siis sinna, kus teie härra tuunasite. Ehk siis maksudeni. Ajakirjanik küsib poliitikud. Kas see maksutõus tuleb? Poliitik, ei, mis te nüüd? Aga ta ju tuleb. Ei, see on vaid kohandus. Riigikogus esimees lööb selle haamriga siis vastused oma lauda seal ja küsib siis, et kas see seadus aitab inimesi? Riigikogus vaikus, keegi ütleb siis vaikselt. Ei tea. Okei, kas see seadus aitab eelarvet? Jälle ei tea. Selge, võtame siis otsus vastu. Noor poliitik küsib siis vanemad. Aga kuidas ma tean, kas ma ikka olen hea poliitik? Vanem vastab. Kui sa enam ise ka ei mäleta, mida sa kõigil oled lubanud. Poliitik peab siis kõnet ja suure suuga siis. Me teeme kõik, et teie elu ainult paremaks muuta. Rahvast plaksutab, ovatsioonid ja nõunik küsib vaikselt siis poliitiku käest, aga kelle elu me paremaks teeme? Poliitik ütleb selle asja peale niimoodi, seda me vaatame hiljem. Poliitik vaatab siis oma valimislubadusi ja programmi eelmist, küsib siis järsku, et kes selle kirjutas? Nõunik ütleb, teie, huvitav, mida ta sellega mõtles? Ajakirjanik siis poliitikule, kas te õppisite ka sellest veast? Jaa, ikka õppisin. Ja mida te siis õppisite? Et tuleb rohkem õppida paremini seletama. Poliitik vaatab siis küsitlust ja ütleb, rahva usaldus langeb. Nõunik küsib vastu, mis me teeme? Poliitik mõtleb. Tõstame ootusi. Jah, nii ta on. Valija küsib poliitikut. Kas te mõtlete ka tulevikule?
vastab nagu siis suht selge hääle. No jaa, ikka mõtlen. Millisele? No järgmistele valimistele. Poliitik esineb rahva ees, nagu mina siin. Ja ütleb siis, me vähendame maksukoormust. Rahvas vastu. Kellele? Poliitik. No aga see on juba detail. No vot, ja nii ta ongi, et selleks korraks nii-öelda poliitikutes kõik, aga mis ta mina omalt poolt öelda, et lugege mu huultelt. Maksud ei tõuse, vaid maksud tulevad riigiga tagasi ja siis tõusete vereverk. Mina tänan teid.